Ilma nõues selline, et tahaks nagu rääkida ahjudest, kuid kas praegu on õige aeg? Kahtlesin, kui seda saatelõiku hakkasime ette valmistama, et ilmselt on õige ahjust rääkimise aeg mööda läinud, kuid kui tulin siia objektile ja küsisin meeste käest, et kas ma olen hiljaks jäänud või liiga vara tulnud, siis vastus oli selline, et eestlased ongi sellised, et ahjust rääkima hakkavad alles siis, kui õues vaatad lumi maas. Aga räägime kõigepealt materjalidest. Millised peaksid olema hea ahju ehitamiseks materjalid? Ahjuehitusmaterjalid peavad olema hea soojussalvestusega, et nad loovutaksid sooja pika aja vältel ja meie kohalikudest materjalidest on punane keraamiline tellis, põletatud tellis, mis on väga hea soojusmahtuvusega ja soojusjohtuvusega. Igati sobilik ahjuehituseks. Segud vastavalt kasutuskohale, koldesegu koldes, müürisegu müüris, ahjul ka savisegu on ahju sisemuses. Kolle on siis see, mis laotakse samott tellisest? Kolle laotakse samott tellisest ja koldeseguga. Koldesegu kannatab temperatuuri, on hea siduvusega, temperatuuri lausa 1700 kraadi. Sealt edasi savisegu, see läheb siis kuhu? Savisegu on põhiliselt ahju seest ja näiteks pottahjudel potirumpade täitmiseks. Kui on näiteks voodiriga tellisahi, siis siseosa tehakse ahjuseguga ja välimene keste, seal peab olema juba tsemendisisaldusega segu. Aga tulekindel valumass, see on ka üks ahju segudest, kus kohas seda nüüd siin ahju sees kasutatakse? Seda kasutatakse sillustes ja ahjulaed, sisemised laed. Ja tellise valik, kui suur see üldse on? No koha peal Wienerbergeri valmistatud telliseid on mitukümmend erinevat, aga meie kasutame siis ahjudel potsepa täistellis. See on hea kvaliteediga, ta on vähem põletatud, kui on müüritellised ja viimistlustellised. Ja sobib ahjule hästi. Fassaaditellist sobib kasutada ka? Fassaaditellist sobib igat ahjudele ja et luua ahjule interjööriga sobib värvus ja kuju. Kui suur või raske üks ahi peaks olema? Noh, mida raskem ahi, seda ühtlasemalt on soe. Küttevajadus rehkendatakse puude järgi ja 1 kilo puid 130-150 kilogrammi ahjumassi. Ehk kui 10 kilo puid, siis 1,5 tonnine ahi. Kui on vaja ära kütta 40 kilo puid, siis juba ligemale 6 tonnine ahi. Üle 6 tonni on enam mõistlik ahju ehitada. Kuidas üks ahju planeerimine käib? Et kas siin on arhitekti käsi mängus, on siin perenaise soov või on potseppmeistri sõna see viimane, kes ütleb, et see saab natuke suur või see jääb väheseks? Noh, siin on kõigil oma sõna ja eks potsepp ütleb oma sõna tõesti selle suuruse suhtes, aga hea on, kui need 3 omavahel saavad kokkuleppele. Aga millest korsten? Mida sina soovitad? No telliskorsten on läbi aegade selline hea selle poolest, et on hea soojussalvestusega ja erinevatest interjööridest tal on ka oma väljanägemine, saab luua sobilikuks ja ahjuga ühte projekti viia. Aga ole ja räägi natukene kolde ehitusest ka, et miks selline? No siin on esiteks juba see, et ta on ebaloomuliku kõrgusega, aga siin on kogu tule ilu siis ka näha. Aga kolde kuju on sellest suhtes on hea, kui ta on kaldu põhjaga, et on vähem ahjukettil tööd. Kui me rääkisime ahjusegudest, mainisid ka ahjupotisegu, et minu teada Uninaksul on üks uus potisegu, mis nagu kleebib kohe potid omavahel kokku. Räägi mõne sõnaga sellest ka. Mis segu on, kuidas töötab, oled proovinud? Uninaks on meil igal aastal teinud uue segu ja selle seguga ma olen teinud nüüd terve aasta juba ja liimin kokku potiringi koduses töötoas, siis panen auto peale, sõidan objektile poolvalmis ahjuga ja launda selle ülesse. Kui pikalt üks ahju ehitamine üldse võtab aega? No nüüd ongi, et suur tellisahi, kas teha üksinda või abimehega, aga nädal kindlasti ja nädal kuni 2. Sinu kui potseppmeistri arvamus, et miks sa oled jäänud nagu Uninaksu segu peale? Uninaksiga hea läbisaamine, segu on hea, alati tulevad meile vastu, kui on vaja midagi muuta, parandada. Ja kui üks ahi nüüd valmis saab, siis millal esimene tule võib alla teha? Tule võib teha kohe alla. Esimene asi, mis nagu tuld kardab, on need valatud detailid.
et seepärast ongi hea need varem valmis valada. Ja kui need on 2 nädalat seisnud, siis võib ahju kütma hakata, kuid mitte väga suurte kogustega, aga ka mitte pilbasaaval. See ainult rikub ahju, tahnab ära ja suur ai kuu ajaga on täiesti valmis. Aga 2 sõnaga võib-olla ka kivi valikust, et kuidas nüüd kivi valida korstna puhul, see osa, mis jääb tuppa ja see osa, mis põnningule? On siin vahe? See on väga tähtis teema ja väga tähtis vahe. Kõik, mis on köötavas ruumis, lapitakse ahjutellise seguga ja täistellisest. Ja mis on külmas ruumis, seal on külmakinde aukudega tellis, VTT tellis ja lapitakse müüriseguga, mitte mingil juhul savi sisaldava seguga. Mul jäi siin silma all, et segusid on mitmesugustes kottides, et ühed on minu silmale tavapärased, teised olid nagu uninaksu segu küll, aga mingi uus kott, mis värk? Uninaks on ka uuendanud oma segu kotti välimust, kirjeid, reklaame. Nii nagu jutust välja tuli, ühe hea korraliku ahju, mille soojus ka meie tervist ju tegelikult mõjutab, tuleks ikka ehitada nendest materjalidest, mis siin samas Eestimaal on tehtud ja kokku pandud.